Täna on linnavolikogu istungi päevakorras 2 Reformierakonna fraktsiooni esitatud eelnõu. Mis on nende eesmärk ja mida need paremaks muudavad? Eesmärk on Tallinna juhtimine teha paremaks ja läbipaistvamaks, kui lühidalt öelda. Üks eelnõu ütleb seda, et Tallinna kontrollisüsteem ehk revisjonikomisjon, mis siin samas volikogu majas tegutseb, oleks opositsiooni ülekaaluga, sest täna otsustavad keskerakondlased, keda opositsioon või revisjon kontrollima peaks ja nagu me aru saame, on see pigem viinud halbade tagajärgedeni. Ja teine eelnõu puudutab seda, kas linnavalitsuse liikmed peaksid olema erinevates nõukogudes ja et kõikides linnale kuuluvate ettevõtete nõukogudes oleks ka sõltumatud liikmed, sest sellisel juhul on meie vara paremini valvatud. Sellised mõtted, Keskerakond peab seda muidugi nende kiusuks. Ma arvan põhjuseta, tegelikult tahame, et Tallinna vara oleks paremini valvatud ja asjad paremini aetud. Ja täna on ka selle hooaja viimane linnavolikogu istung. Et milliste emotsioonidega siis suvele vastu lähete? Positiivsetega. Ma arvan, et hea valimistulemus sügisel annab aluse järgmise 3 aastaga Tallinnas juhtimist paremaks muuta. Oleme kokku klopsinud tugeva opositsiooni, meil on partnerid selles, nii et linnavalitsusel on tugev surve, et Tallinn parem oleks. Ja mis kõige olulisem, hakkame nüüd jalgpalli MM-i vaatama ja ootan muidugi Eesti võitu.